3 erakonna esimeest leppisid kokku siis, et meretuulepark tuleb. Miks me võtame tarbijale 20 aastaks 2,6 miljardi euro ulatuses kohustusi? Ma ei ole ainukene, kes aru ei saa. Aga Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu ei saa sellest aru. Rehkendusi meil veel ju ei ole, aga suured otsused on vastu võetud. Tänane kliimaminister lõi kokku ja ma loodan, et need arvud on täpsed ja pikalt nõu peetud ja arvutatud, mis on ratsionaalne plaan, mitte emotsionaalne. Ma arvan, et see investoritele peaks pakkuma huvi. Miks me ehitame elektrisüsteemi vaid toetustele üles? Põhimõttelised otsused on sündinud just nende korrektsete arvutuste baasil. Avalikkus ei ole veel neid arvutusi näinud. Täna meie arvandmed, mis tuleb Kliimaministeeriumist. Eks Kliimaministeerium oma prognoose saab ise täpsemalt selgitada. Rahvamajandusele kasvu on 5 miljardit. Projektide puhul samast kohast, kus Kliimaministeerium neid arvutusi teeb. Kliimaministeerium ei selgitanud ka täna, kuidas hakatakse meretuuleparkidele toetust maksma. Samas ei avalda ministeerium nende arvutuste lähteandmeid. Kas teil siis ikkagi ei olnud neid arvutusi, kui te otsuseid tegite? Kliimaministeeriumis on need arvutused olemas. Ikkagi me ei saa aru, miks neid arvutusi täies ulatuses meile ei näidata. Olen mina aastate vältel neid erinevaid arvutusi näinud. Küllap need arvutused ikkagi on enam-vähem adekvaatsed. Kahtlustused langeksid ära, kui tõepoolest kogu see arvutuskäik avalikustada. Võin anda soovituse edasi, et jagagu tabelikujul, kui see kedagi õnnelikumaks teeb. Ärme ela selles nagu numbri maagias. Mis motiividel need ei ole siis avalikkusele kättesaadavad? See sisu on selle analüüsimaja oma, see ei ole midagi, mida Kliimaministeerium saab detailselt kogu ulatuses jagada. Kuna ei tea selle arvutuse käiku algandmeid, siis selle kohta ei oska me mitte midagi lihtsalt öelda. Arvutuskäik minu arvates ei ole ka lõpuni selge. Me jälle neid arvutusi pole näinud ja neid loogikaid, neid küsimusi tekkis nii palju. Need arvutused tabelist tabelisse korduvad ebatäpsete andmetega. Me ei saa teha otsuseid mitte täpsetest andmetest. Riigikontrolör Janar Holmi sõnul ei ole Kliimaministeerium esitanud valitsusele piisavalt infot, et saaks otsustada tuuleparkide toetamise üle. Kliimaministeerium pikka aega ignoreeris Riigikontrolli küsimusi. Et seda me paraku ei saanud. Valitsus loobus merre tuuleparkide rajamise toetamisest kuni 2,6 miljardi euroga. Milline oli teie reaktsioon, kui te kuulsite seda tänast otsust, et plaan jääb katki? Kuidas me sellisesse punkti nagu praegu oleme üldse jõudnud? Sellest on nii kaua räägitud. Aga eks ta tekitab natukene kõhedust. Kuidas teile tundub, kas poliitilisel tasandil on siis vähe pädevust selles küsimuses? 18 korda on käidud arutamas, aga arutamise lähteandmeid ei ole. Need lähteandmed muutuvad kogu aeg. Mida arutada, mis on selle valitsuskabineti tööviljakus?